Tere hommikust! Kas seda on nagu väga näha mu näost, et ma olen ainult 2 tundi täna maganud? Okei. Ma pakkisin eile kella 3-ni öösel ning ma ärkasin täna kell 5, et siis lennujaama minna. Kell on 7 saab kohe, seega me hakkame varsti sõitma ja mul lend läheb kell 9.50. Aga parasjagu ma enjoyin oma breakfasti viimast Rakveres see aasta. Mul ei ole siiamaani sellist nagu tunnet olnud, et ma pean kohe lennuki peale minema ja et ma lähen aastaks ära, mitte ainult nädalaks mingi reisile, aga ma lähen täitsa aastaks ära. Ma võtsin ülipalju asju kaasa. Ma isegi ei kujuta ette, kuidas ma üksi lennukis hakkama saan, sest ma pole kunagi üksi lennanud, nii et ma arvan, see tuleb. Emme, jääd igatsema ka mind või? Ikka jääd igatsemast. Ei olegi rahuliku elu väärinud. Fämm lihtsalt ei oota mind konkreetselt. Ma üritan lennukile jõuda. Äkki sa jooksema eest. Sõbrasellid tulid saatma mind. Okei, ta on väga excited nagu ma. Ühingule, siis seal oli ainuke inimene, keda teab. Mul on ainuke tuttav nimi on. Ma viisin pagasi ära, ma ei tea, kas te kuulete mind läbi selle maski, aga ma pean maski nüüd kandma. Ning ma otsin oma väravat, milleks peaks olema 8. Ma olen nii kurb. Mul ei ole ikka veel kohale jõudnud, et ma lähen aastaks ära. Okei, ma ei tea. Safety and comfort during our flight. And now may we have your attention for a safety video demonstration. Thank you. Tere hommikust, täna on 1. september, nii et mu väike õde läheb täna kooli. Ja tegelikult ma olen siin juba olnud pea 3 päeva. Vist, jah, ma tulin 29. Aga kui ma siia jõudsin, siis ma lihtsalt, ma ei tea, ma ei olnud ära harjunud veel. Ja ma ei olnud valmis kaamera ette tulema ja rääkima sellest, mis ma siin teen ja kus ma elan ja millised on mu eluolud ja kuidas kõik siin välja näeb. Ja samuti mul on väike story time varuks, nii et ma räägin sellest ka. Enne ma tahaks teile näidata, kus ma elan. Seega, lähen vaatame. Täna on siis selline üpris nutune ilmake. Õues sajab, siukest uduvihma ning õues on umbes 18 kraadi. Siit lähed edasi. Siin on ungarikeelsed sildikesed, milles ma mõhkugi aru ei saa. Ja siin on meie väike uks. Et see on lahti. Nii. Alustame siis suurest toast. Nii. See on meie suur tuba. Siin on väike couch area. Tead, istute vaata siin, sööte siin laua taga, väike peeglike, väike vaade õue. Normaalne, siin on hästi palju kaste, sellepärast et üks vabatahtlik Elli, ta on Saksamaalt, ta võttis palju asju kaasa ja samuti ta peab oma kassi puuri ära saatma Berliini. Seega tal on hästi palju kaste, kuhu ta peab asju panema, seega jah, sellepärast need on igal pool siin. Aga jah, samuti meil on telekas siin, tegelikult seda siin ei olnud alguses, aga eile saabus meile jällegi Saksamaalt üks vabatahtlik, kelle nimi on Liisa ning ta on geimer, seega ta võttis oma teleka ja Xboxi kaasa. Ja, I don't know. Nii, läheme edasi. See on meie köök. Minu arust meil on päris nunnu köök. Vaade on okei.
asjad, you know, basic siuke gaasipliit ja elatav, ütleks mina. Hästi nunnud sellised märkmed igal pool ja sildikesed. Hästi wholesome. Nii, lähme siis vetsu areasse. See on meie vets. Ja siin on jällegi mingid sildikesed, poed ja värki. See on siis meie toaletiruum. Ja siin kohe kõrval asub ka meie duširuum. See on ka siuke pisikene tagasihoidlik roosa kardinaga. Ja, siin on mu hambapasta. Amazing information. Appi see lighting. Jah, grammatika. Aga lähme siis kõige excitingumasse ruumi, kõige vahvamasse ruumi. Ehk siis our bedroom. See on siis Elli Saksamaalt. See on tema corner. Ja see on Liisa ka Saksamaalt. See on siis tema corner. Ja see on minu nonnu voodikene. Mul on kohver täiesti lahti pakkimata. Ja ma ei tea, siin on võinama mingi make-up and stuff, you know. Ja siin on lihtsalt läpakas talvejope, voodipesud, mis ma ostsin siin koha pealt, rätikud, mingid piletid ja mu kaamera ja föön. Ja siin on siis nende asjad, et iga ühe voodi kohta peaks olema üks siuke suur kapp. Ja, vot. Ja sinna tuppa me parasjagu ei lähe, kes oskab ungari keelt, see saab aru miks. Aga jah, ma jõuan kohe sinna. Ma räägin siis sellest, miks selle kauni ukse peal on see punane sildike. See on siis sellepärast, et kui mina jõudsin 29. septembril siia, augustil, siis olime meie Elliga ainult kahekesi. Elli on siis see tüdruk Saksamaalt. Ja minu õnneks oskab ka vene keelt rääkida, seega me suhtlesime hästi palju vene keeles. Ning 30. me käisime Elliga sellises suuremas linnakeses, nagu seda on Veszprém. Ja käisime seal lihtsalt ossime voodipesud, rätikud, siuksed basic mingi šampoonid ja asjad on ju. Jah, et nagu elada saaksin. Sest et meie külakes on siuksed 3-2 visikest poodi, kus väga palju nagu midagi müüda. Seal on sellised puuviljad, mis on kallid. Ja noh, tead ikka külapoetkesed, vaata, ongi sellised kallimad ja värki. Aga räägin siis sellest punasest sildist ka nüüd. 30. ehk siis pärast Veszprémis käiku me läksime ühele tüdrukule vastu, kes tuli Hispaaniast. Nimi on Laura ja ta on seal toas praegu. Tema tegi Hispaanias siis COVID-19 testi ning see tuli negatiivne. Ning lennukil ta andis oma allkirja sellisele paberile, kus oli kirjas, et nõustun olema karantiinis kuni kordustesti tulemuste saabumisteni. Seega meie kallis Lauraken ongi nüüd karantiinis, aga sellega on veel selline naljakas lugu, et nad pidid seda kordustesti siia tulema tegema, aga organisatsioonist üks neiu võttis ta peale enda autoga ja nad läksid seda Veszprémi tegema, ma arvan, igatahes doktori juurde eraldi, ilma politseile teatamata. Ning politsei tuli siia, kui me olime Elliga kahekesi, ma panen siia ka videod. Ning me ei teadnud, mida öelda, nad tulid kontrollisid, kas ta on enda toas ja teda ei olnud. Seega see oli suuga sketchy, aga jah, ma ei tea, loetavasti täna peaks olema see tulemus siis, aga me ei ole veel täiesti kindlad, kas see on negatiivne, seega jah.